Täna ülesanne on ujuda rahulikult, jalgrattas alustada mõõdukalt, hoogu juurde panna ja siis jooksus tulla edukalt lõpuni. Õde on ka täna mul siin stardirivis ja kindlasti soovin teda edastada. Elu kõige tähtsam hetk. Ja ütleme, mis siin juures tegelikult on väga tore, on see trenniperiood, just selleks ettevalmistumine tegelikult, kui grupi ja töökaaslastega kõigi koos trenni teha, käia nädalast nädalasse nagu koos trennis õhtuti ja ka ühislaagrites, et see on väga hea nagu ja ütleme, on kindlasti meil inimesi rohkem kokku viinud või on see töökeskkond ka tunduvalt parem. Tänasel Otepää Ironman triatlonil kulmineerus siis Nobe meeskonna 9-kuune sportlik protsess. Protsess on selles mõttes enamuste jaoks täiesti uudne, et rattaid, kalipsosid ja jooksutossud olid nii mõnegi jaoks täiesti võõrad. Aga see areng, mis on olnud viimaste kuudega, on muljet avaldav. Pidage vastu nüüd! Tehke nii kõva lärmi, kui te oskate! No tegelikult väga huvitav, et pole kunagi midagi sellist kogenud. Et kõik see melu ja kaasaelamine ja võistlemine. See paika peab siis minu meelest legend, kuidas Jaan saadi Ironmani võistlusele, on see, et oli mingisugune nobe saunaõhtu ja kas oli see Taavi või oli see Madis, kes ütles, et lähme kõik paneme meeskonna kokku, lähme Ironmanile. Jaan oli kahelnud natukene ja siis öeldi, et kuule, Raivo ja Tamm teeb ka ära selle, et kuidas nüüd sina siis ei tule. No võt, nüüd ta siin oli. Võrreldes teiste võistlusega nendega, ütleme, et meil tuli nii suur kollektiiv ja kaasaelajad, pered, tuttavad tulid kõik siia kokku. Ütleme, kus sõitsid rattaga või jooksid ja nad olid seal raja ääres ja nad ergutasid ainult nagu ka lisapuusti ja kindlasti oli sealt kergem edasi minna. Ja võib-olla küll tõmbasid sel hetkel ennast tühjaks, siis näidata, et väga hästi sõitsid, aga see oli seda väärt. Rajal oli meil 8 individuaalvõistlejat ja 3 võistkonda, ehk kokku 17 sportlast. Tänane ilmastikuolud olid suhteliselt nagu suurepärased. Tipphetkel oli 24 kraadi, tuult ei olnud ja päike küttis korralikult, nii et jooksurajal oli väga palav. Kõik tegid väga hästi, said enda tulemusega hakkama. Minul suurem rahulolu. Kõik jõudsid tervena finišisse. Mina siiralt olin üllatunud nende lõpptulemuses positiivselt ja krooniks oli kõigilt suurepärane isiklik rekord
ja ühe sportlase puhul jõudsime ka Eesti meistrivõistluste medalini. Ratas oli raske, nobe poisid panid mööda, aga jooksul olen mina neist mööda. Ma andsin ennast kõik, andsin hästi kõik. Ujumast tulin, siis mõtlesin, panen sokid jalga. Vaatasin aega, kurat ei. Liiga kaua läheb aega. Kärt vaatas kogemata eelmise aasta tulemusi ja värtis, et ma sain pronksmedali, aga selle aasta tulemusi me veel ei tea. Nii et võib juhtuda, et ma ei saanud vennale ära teha. Emotsioon oli lahe. Ega ta väga normaalne spordiala ei ole ikkagi. Sooviks kindlasti tänada kahte meest. Üks on meie enda kolleeg Taavi Kaiv, kes on juba pikemat aega triatloniga tegelenud ja veenis meid kõiki seda hullu tempo tegema. Ja väga suured tänud ka meie väga heale treenerile, kes meid pesukarusid vormis tänaseks ürituseks ja et me selle ilusasti läbi tuleksime. Suured tänud! Suur tänu sulle! Kas paneme pikale kirja või? Kindlasti kutsun lisakolleege järgmise aasta üritusest osa võtma ja näeme juba järgmine aasta uuesti Otepääl.